Meie tippkeskus on globaalmuutuste ökoloogia uurimise tippkeskus ja meie teemade ring on väga lai, et me uurime seda, kuidas siis taimestik, seenestik ja loomastik kohanevad globaalsete kliimamuutustega. Globaalne kliimamuutus, mis siis on süsihappegaasi kontsentratsiooni muutus, temperatuuri muutus, niiskuse muutus ja mismoodi siis see mõjutab maakera elustikku. Kliima on juba pikka aega muutunud ja teatud muutused on toimunud ja ta jääb ka edasi muutuma veel mõneks ajaks ja me peame teadma, et mis siis ikkagi sünnib tulevikus. Et tegelikult on mitmesuguseid ennustusi, aga täpselt keegi ei tea, et mis siis ikkagi hakkab sündima ja see on muidugi oluline globaalses mastaabis, aga kui me vaatame ka Eestit, meil on terve rida unikaalseid ökosüsteeme, meie rahvastiku tihedus on suhteliselt väike, et eelkõige on meil just ikkagi elusat loodust hästi palju. Ja see, kuidas siis nüüd inimesed elavad meil tulevikus ja milline see loodus saab olema, et seda me peame teadma. Eelmine aasta koostati meil kliimamuutustega kohanemise strateegiat. Ja sealt tuli välja täiesti selgelt, et meil Eestis puudub arusaam väga paljude asjade kohta tegelikult, et sellist inventuuri ei ole, teaduslikke andmeid ei ole ja siin on vaja teaduslikku sisendit ja täiesti selgelt, nagu meie tippkeskus seda tulevikus annab. Ja teine asi on see, et konkreetselt ikkagi tavainimese jaoks, et me saame nagu kliimaga kohanemise strateegiasse anda sisendit, et see strateegia ei ole selline asi, mis on täiesti ükskord me tegime ja siis ta jääbki, eks ole, et seda tuleb pidevalt revideerida vastavalt sellele, kuidas teadmine paraneb ja kindlasti ma arvan, selline praktiline sisend on just selle kliimamuutustele kohanemise strateegia parandamine ja täiendamine. Ja kui palju me võime ikkagi metsa Eestis näiteks raiuda, et see debatt on kaunis terav, ega seal teaduslikku sellist head põhjendust veel ei ole, et ma arvan, et meie tippkeskus kindlasti suudab sinna panustada või samamoodi maavarade kasutamine ja nii edasi, et meil on tegelikult ambitsioon on päris kõrge. Meil on päris huvitavad tulemused, mismoodi taimed suhtlevad lõhnasignaalide kaudu, mismoodi need lõhnasignaalid omakorda mõjutavad siis kliimat, et seal on selline vastasmõju olemas, mida tegelikult väga hästi veel ei teata, aga mis on väga perspektiivikas. Teine töörühm, mükoloogia ja globaalse biodiversiteedi töörühm, nemad on leidnud selliseid laialdasi globaalsed mustrid seente bioloogilise mitmekesisuse ja kliima ja mulla tingimuste vahel. Ja et miks see valdkond veel oluline, kui me vaatame põllumajanduse seisukohalt, siis reaalselt kliima muutub ja me praegu kasvatame siin traditsioonilisi kultuure nagu nisu, oder, kartul, kapsas, aga tuleviku kliimas võib-olla need ei ole kõige produktiivsemad ja reaalselt mida meie tippkeskus üritab ka teha on ikkagi vaadata neid uusi kultuure, mis võiksid meie kliimatingimustega sobida. No eks me vaatame ikkagi tegelikult nagu väga laialdast pilti, et kogu aeg tuleb kätt pulsil olla, et mis maailmas sünnib, aga ma arvan, et me oleme ikkagi iga töörühm eraldi ja meie kõik koos oleme ikkagi eesriinil, et pigem vaadatakse seda, mis meie teeme, eks ole. Reaalselt teadus on väga rahvusvaheline ja ma arvan, et meie tippkeskus on siiski üks juhtu selles.